nii lahe on noortele improt õpetada. Ja nad on alati nii elevil. Ja nad liputavad nii nunnult saba. Kellest sa räägid? Aga kellest sa räägid? Õpilastest. Oot, mida me õpilastest rääkima hakkasime? Kaks kuud kestev lõbus happening, kus saad teada, kuidas improstseen töötab. Tood kokku võõrad inimesed, aga 7 nädala pärast ütled, täna on eelviimane tund, siis kõigil on selline magu-sapu kurbuse noot on hääles, et juba saab läbi. Kuskil esimesed pool tundi toimub niisugune väike võõrastamine, ei tea veel, mis toimuma hakkab, mis saab, eks ole. Ja esimese poole tunni jooksul, kui see soendus nagu on tehtud, siis juhendajana märkas seda mingit muutust, kuidas äkitselt inimesed nagu käituvad omavahel nagu vanad sõbrad, eks ole, me oleme siin, me teeme nii stressi, me naudime seda kõike üheskoos. Ja kui nad lõpuks jõuavadki sinna lõpuetenduse juurde, siis nad on niisugused ühiselt mõnus grupp, kes hoiab nagu hästi ühte ja nagu naudivad üksteise seltskonda. Mina olen tundnud, et kui nad nagu lähevad laiali, siis neil on natuke kurb. Inimesed vähe nagu koos saavad minna uuesti lasteks tagasi, sest need praktilised harjutused, mis meil on tihti ei saa kära, kus nad on mängud, harjutused. Kohati tundub, nagu me teeksime laste harjutusi, aga kui me teeme kõik koos seda, siis sul leiad seda nagu võlu ja selle võib-olla ebamugavusest mugavuse. Ja kui minu jaoks on lahe see ka, et kui sa oled korra midagi isegi ebamugavat koos tundnud, siis nende inimestega sa tunned kõige mugavamalt koos ja kõige rohkem julged avada nende inimestega.